Ma olen tegelenud nõnda nimetatud vaimsete asjadega alates 83. aastast. No ikka pikk aeg, mõni pole nii vanagi teie seas. Ja kogu selle aja jooksul siis on mind juhtinud selline nagu vajadus nagu asju mõista nagu sügavalt, nagu aru saada seda mehaanikat, seda päris asja, mida saab katsuda. Ja seetõttu ma võin öelda, et ma olen rohkem praktik kui teoreetik. Et teoreetik on see, kes teab, aga kasutada ei oska. Praktik on see, kes teab ja oskab kasutada ka. Nii et ma olen rohkem praktik. Ja tänaseks päevaks ma olen jõudnud ise nii kaugele, et tean väga palju asju praktiliselt. Loomulikult rakendan neid ka enda puhul ja enese sisemaailma muutmiseks. Ja see on ka see, millest siis lähtuvad need õpetused, mis on jagatud siis teistele inimestele, nii-öelda avalikkusele. Ja enese muutmise kunstisari seisnebki või koosneb nendest teadmistes, mis on täitsa tavalisele inimesele. Inimesele, kes tuleb nii-öelda tänavalt, sellele inimesele. On ka ridamisi selliseid teadmiseid, mida ei ole võimalik õpetada inimesele, kes tuleb tänavalt. Ta peab juba olema kusagil olnud ja õppinud asju omadanud praktiliselt ja sealt saab siis edasi minna. Aga tänapäeval on kahjuks lõviosas teadmised iseenda kohta ehk sinu enda kohta väga teoreetilised. Ehk sa võid teada palju, aga kasutada nendest elus oma elu muutmiseks jääb nagu alati midagi puudu. Ja need teadmised on välja kasvanud siis siit samast Lilleorust, sest nende aastate jooksul ma olen kokku puutunud tuhandete ja tuhandete inimestega, näinud nende hädasid, muresid, probleeme, visklemisi elus, otsinguid ja kõik muud asjad, mis juurde tulevad. Ja viimastel aastatel olen ma inimestele õpetanud ka kriia joogat. Eks see on selline vaimse teaduse high-tech, selline ülikõrge õpetus, mida saab hakata praktiseerima alles siis, kui sa oled tulnud teadvele. Oled tulnud olevikku, oled muutunud realistiks. Ja õpetades siis seda teadust inimestele, siis puutusin ma kokku erinevate takistustega, mis tulid siis nende endi sisemaailmast. Ja need takistused võiks jagada siis mitmesse ossa. Ja jagatuna siis need osad omandasid siis praktilise vormi. Iga praktiline vorm on kohandatud konkreetsele inimesele. Ja sealt on võimalik siis alustada nende asjadega niimoodi loogiliselt, teadlikult ja praktiliselt koos siis vastavate tulemustega, mis siis tegelikult muudavad inimese sisemaailma. Ma korra selgitan lahti, mida tähendab muudavad inimese sisemaailma. Enamasti on levinud selline arvamus, et meie probleemide põhjustajad on teised. Kõik need teised. Teised on süüdi selles. Kui uurida asja natukene lähemalt ja esitada endale üks küsimus, et kui minu sees ei oleks sellist vastureaktsiooni teistele, et kas siis need olukorrad, need sündmused nagu muutuksid? Ja vastus on, kui keegi näiteks ajab sind tavaliselt vihale, aga oletame, et on juhtunud ime sul seda vastu vihastamist ja kõike muud, mis sellega seotud on, ei järgne, siis see muudab, eks ole, jah? Ja sellisel põhjal seisnevad kõik enesemuutmise kunsti teadmised ja samas ka iidsed jooga teadmised ja kõik ülejäänud teadmised, mis väljuvad tavamõttes mõistuse raamidest. Mõistuse juhtivast rollist.
Ja siit tuleneb siis selline kuulus joogalik väljaütlemine, muuda oma sisemaailma ja maailm siin ümber muutub. Ja nüüd tekib kohe kõige esimene probleem. Mida tähendab muuda oma sisemaailma? Mis asi see on? Et seda lünka täita, selleks on siis esimene kursus, selline avalik kursus, mis kannab pealkirja 5 keha ehitus. Eks see tähendab lühidalt seda, et igas inimeses on 5 erinevat nähtustikku, nähtuste klassi ja gruppi, mis ei ole üks ja see sama, mis on erinevad. Ja sellise õpetuse ja järgnevate õpetuste põhi tuleneb vanadest iidsetest teadmistest, vanade iidsete teadlaste uurimistöödest, mis on säilinud näiteks eriti Indias, mis on siis kirjutatud siis palmilehtedele sidade poolt ehk siis nende teadlaste poolt ja talletatud. Need on hästi alal hoitud. Ja samas on need teadmised ka rahva seas, mida siis siiamaani hoitakse elusatena, kuigi enamasti ei saada ka aru, mis seal nagu teil kirjas on. Nii et see on sootuks teistsugune vaade inimesele endale, kui seda võrrelda tavapärase õpitud vaatega, mis on siis tänapäeva ehk modernse teaduse vaade inimesele, mis ütleb, et sina oled see, kes sa oled, mida sa peeglist näed ja kõik ülejäänud protsessid tulenevad sinust endast ehk sellest, mida sa näed ja see kõik on ülikeeruline ja ainult spetsialistid saavad sind selles aidata, et sa saaksid muutuda. Vanad teadmised ütlevad otse vastupidi. Nad ütlevad, ainult sina saad ennast muuta. Nii et lisaks sisemaailma praktilise tundma õppimisele puutud sa kokku ka ühe tundmatu faktoriga, nimelt, kes sina oled. Tänapäeva inimene samastab ennast põhiliselt 2 asjaga, emotsionaalsusega ja mentaalsusega. Samastab ennast emotsionaalsete tunnetega ja mõtetega, mõtlemisega, meenutustega ja ettekujutlustega. Tõsises jooga maailmas öeldakse selle kohta ignorantsus. Ignorantsus tähendab teadmatust. Ehk enese samastamine protsessidega teadmata, kes sa ise oled, tähendabki seda, et sa ei tea, kes sa oled. Ja nad ütlevad väga õieti ja täpselt, et kõik hädad sinu elus saavad sellest alguse. Et sa ei tea, kes sa oled. Kui ma küsin sinu käest, kes sa oled, siis hakkad kohe mõtlema selle peale, sul tekib erinevaid mõtteid, sa loed ehk teadvustad enda mõtteid ja sealt saad palju ideesid sellest, kes sa oled. No see on võrdväärne sellega, kui keegi teine või kolmas hakkab kirjeldama, nähes sind esimest korda, kes sa oled. Eks seal on väga vähe seda, mis üleüldse kokku klapib oma vahel. Nii et 5 keha ehitus annab sulle praktiliselt teada, kes sa oled ja kes sa ei ole. Aga praktiliselt tähendab seda, et sa õpidki tundma neid väljendusi, neid nähtuseid, mis siis sinu sisemaailmas iga hetk praktiliselt üles kerkivad ja juhivad siis sinu elu selliselt, et sa ei teagi seda. Inimeste seas on palju otsijaid, kes otsivad täiuslikkust, otsivad väärtuseid väljastpoolt ennast. Isegi kui minnakse kuhugi vaimsesse keskusesse ennast harima, arendama, otsides siis mida? Ikka täiuslikkust. Aga täiuslikkust otsitakse asjade seast, erinevatest meditatsioonidest, meditatsiooni objektide seast, erinevatest elamustest, kogemustest, erinevatest kirjeldustest, juttudest, no kust iganes. Ja siis, kui inimesed leiavad kogemused, mis neile meeldivad või sobivad, siis nad ütlevad, et see on ülim, see on kõrgem, see on just see, mida ma olen otsinud.
vanad teadmised ütlevad, et need on sinu kogemused, mis tulevad, on ja lähevad. Ja kui siis sellisel viisil kogemuse otsitakse, siis tegelikult pettutakse alati teatud aja möödudes, sest need kogemused lähevad ära. Ja on vaja alustada uut ringi, et mingi kogemus saada. Tegelikult inimene iseenesest on ülimüstiline nähtus tohutute võimalustega ja potentsiaalidega, mis on suletud. Kuid kõik algab sinust endast. Ja selleks on vaja sul teada, kes sa tegelikult oled. Ma tahan veel kord teile meelde tuletada, teie mentaalsust rahustada, kui ta vaidleb mulle vastu, et need vaated inimesele kui sellisele ei ole modernse teaduse leiutis, vaid selle teaduse ja teaduste leiutis, mis on tuhandeid aastaid vanad ja on leidnud igakülgset praktilist kinnitust.